Siirilaid on juba siin, ulatan mikrofoni ja räägid kohe piirideta huviharidusest. Jah. Tere! Palun. Tere! Tuli meelde, et peab mikrofoni kasutama, et hästi on teistele meelde tuletada, aga siis ei tule endal meelde. Et mis on huviharidus, täna on sellest hästi palju juba räägitud ja ega ma seda definitsiooni siin praegu ka ette lugema ei hakka, sellepärast, et need, kes te siin kõik olete, tegelikult olete ju sellega kokku puutunud. Et huvihariduse katusorganisatsioonid on siis aastal 2020 leppinud kokku huvihariduse liigituse. See ei ole täna kuskil seadustes veel, aga nagu Tormi ütles, et ettepanekuid seaduste muutmiseks tehti ja meie selle ettepanekuga sinna tegime katustega, et selline jaotus võiks tulla ja et huviharidus on siis jaotatud 3 tasandiks ja huvitegevus on seal siis kõrval 4. Ja nagu me oleme öelnud, et üks ega teine ei ole parem või halvem, neil igal ühel on oma roll, et siis tõepoolest, et see on lihtsalt see, et korraks seal ei oleks silme ees, et kuidas siis meie oleme näinud seda liigitust. Ja meie arvates siis huvitegevus oleks just nimelt selline, et mis on siis sihipärane tegelemine huvihalaga, aga tal ei pruugi olla seda paberit. Et tal ei ole sellist pikemas plaanis üleminekut ja ta võib toimuda igal pool väljaspool huvikooli. Et ta võib toimuda ka huvikoolis, aga ta võib ka toimuda igal pool mujal. Ja et üldse, mis seadused siis meie valdkonda reguleerivad, et siin on need kirjas, 2 nendest tõepoolest on praegu muutmisel, kuhu meie oleme jällegi oma sisendid andnud, et loodame, et aastaga ehk saab tehtud, eks, ei saa, aastaga ei saa veel, igastahes praegu siis jätkub sellega, et mis siis on, et seal on aastanumbrid näha, millal nad vastu on võetud ja see räägib ka enda eest. Ja kui me räägime konverentsi pealkirjast, et mis siis seab piirid huvihariduses, et kas see on maailmavaade, kas see on teaduslik või ei ole teaduslik, kas omanik paneb neid piire, kindlasti sõltub see omanikust, kas see sõltub vanusest, kelle vanusest, omaniku vanusest, kindlasti võib sõltuda nendest teadmistest ja oskustest, millest siin enne juttu oli, et 40+ pole mõnda sõna kuulnudki, jah, et tõepoolest, et need ei ole need valdkonnad, milles need 40+ või 50+ kodus on. Aga me saame aru, et need on olemas. Siis kas määrab piire see, et mis soost keegi on? Et oli siin juttu, et naisi on IT valdkonnas vähe, et võiks olla rohkem. Kas me üldse liigitame, kes on naine, kes on mees? Ma olen teinud päris mitmeid küsitlusi, kus on see, et määra ära, kas sa oled mees, naine, keegi muu või sa ei taha üldse või sa ei ole keegi. Nii et võib-olla me peame ka huvikoolidest sellega arvestama. Ma küll ei tea, mis spordivõistlustest hakkab saama siis niimoodi, et kas meil on segavõistkonnad või rahvatantsurühm, segadrahvatantsurühm, kas see üldse võib olla või naisterühm. Nii, kas käelisus määrab selle piirid? Jaa, keerulisem on küll, kui vasakukäeline tuleb kitarri õppima, aga siis pannakse teistpidi. Ja istuma tuleb nad panna ka, kui nad teevad 2 mängimist, natuke teistmoodi kui siis, kui oleks kõik paremakäelised kõrvuti. Kui palju määrab piire see tahe, et kas me tahame neid piire määrata, kas me üldse tahame huvihariduses käia olla? Raha. Need ei ole siin tähtsuse järjekorras. Raha on see, mis on seotud tegelikult kõigiga. Eks? Aga kõik ei sõltu ainult rahast. Et kui siin vahepeal rääkisime siis selle Ida-Virumaa klastri esindajaga, siis ta just ütles, et hästi palju näiteid praegu on, kus siis loodusained on omavahel õpetajad ühinenud ja nad ei saa keegi selle eest mingit tasu. Aga et toimub tõeline lõiming, jagatakse õppematerjale, saadakse kokku, toimub ka keeleõppe, nii et kõik on hästi toimiv, kui soovitakse. Kas piire seab asukoht? Tõepoolest oli enne ka siin juttu, et võib-olla igas vallas ei ole vaja muusikakooli, igas vallas ei olegi. Aga mõnel lapsel jääb selle tõttu see muusikaharidus saamata, sellepärast, et ei ole raha või et omanik või pidaja ei taha. Et kas me peame sellest kõigest lähtuma? Taristu määrab ka hästi palju ära. Et kui meil võib-olla on hästi palju neid, kes tahaksid mängida jalgpalli, aga meil ei ole piisavalt selliseid halle või staadioneid, siis on kohe keeruline seda teha.
ja ometi võib olla lapsi, võib olla tahet, isegi raha võib olla selles mõttes, et treenerile maksta või palle osta. Kas inventar määrab? Et tegelikkuses ükskõik mis toetused siin Eesti Vabariigis on viimasel ajal antud, et sageli jäävad huvikoolid välja nendest just nimelt inventari toetustest. Ja huvikoolid on sageli kehvemas seisus inventari poolest, just eriti me räägime IT-st, siis jah, et see on täna probleem või uued pillid, et pillid on väga kallid. Nad küll peavad väga kaua vastu ja õnnelikud on need huvikoolid või muusikakoolid, kellel nad on ammu olemas, aga kui tehakse uusi, siis tuleb ju arengu ajal pidevalt soetada neid, mida enne ei ole või kui õpilaste arvud kasvavad, siis on jälle vaja juurde osta. Ja IT-inventar hoopis ju muutub. Jah, ja kuidas üldse lugeda seda tehisintellekti, seda tehtud teksti. Olen ise ka sellega kokku puutunud juba koolis. Ja ei oskagi kohe aru saada, et see on see. Piire seab kindlasti ka õpetaja. Jah, meil on palju õpetajaid, nagu numbrid enne nägime. Üle 6000, kõik ei ole sellised entusiastlikud kindlasti. Ja kõik ei lähe kaasa sellega, mis tänane päev meile kaasa toob, neid uusi lahendusi või seda, et õpilane on muutunud. Et meil on tegelikult hästi palju neid teemasid, millega tuleb tegeleda ka õpetajaga. Õppekava kestus. Näiteks muusikakoolis üldiselt on klassikaline õppe 7 aastat, aga ei pea olema. Meil on ka koolis õpilasi, kes on lõpetanud 6, aga kes on õppinud ka võib-olla 8 aastat, seda ühte ja sama. Et sõltub ikkagi sellest, mismoodi see laps edeneb ja areneb. Seadusandlus, vot see paneb küll piire, jah, tõepoolest. Aga jällegi, meil on võimalus seal kaasa rääkida. Et need piirid oleksid sellised, mis ei takista, vaid tegelikult toetavad. Et nii nagu teismelisegagi, et teatud piirid peavad ju olema, et oleks mille üle arutleda ja oleks millele toetuda. Aeg. Ja aeg seab ka vahel piire tõepoolest. Et oli juttu just siin enne, et gümnaasiumi vanuses on väga vähe noori, kes tegelevad huviharidusega tõsisemalt, sest üldharidus võtab väga suure osa ajast ära õpilasele. Siin tuleb jälle mängu lõiming, et kuidas siis saaks seda teha nii, et noor saaks tegeleda spordiga või muusikaga või kunstiga tõsisemalt, aga samas saaks ka korraliku üldhariduse. Et see koostöö hariduse ja kultuuriministeeriumi vahel kindlasti on ka üks, mis peaks aitama kaasa sellele lõimingule. Ja tõepoolest see lõimingu päris õige definitsioon ja see võiks olla ka lõpuks tõesti kõigil üheselt mõistetav, sest meiegi oleme selles pilootprojektis, mis puudutab seda lõimingut ja meil on väga erinev arusaam lõimingust. Ja kindlasti on kõige selle taga hästi palju seda mõtlemist. Ja hästi palju täna on kõlanud siin ka, et selleks, et midagi teha, et tuleb ka mõttemaailma muuta. Et mina julgen küll arvata, et kui me ise neid piire ei sea, siis tegelikult on kõik võimalik. Et ka nende seadustega, mis täna on võimalik väga palju ära teha, ka selle inventariga, taristuga, omanikuga, kõik on võimalik. Jah, võib-olla kõik ei saa kohe ja kõik ei saa maksimaalselt, võib-olla ei saa sama hästi, kui naaber teeb, aga on võimalik. Miks me panime sellise pealkirja konverentsile? Et meie arvame seda, et nii nagu inimesel on see ID-kaart olemas, siis tegelikult on inimesel olemas ka see identiteet, mis tegelikult, kui ma hakkasin eile seda sõna vaatama, et mis selle sünonüüm on emakeele päeva puhul, ma polnud kunagi vaadanud seda. See on nii ilus sõna, miks me seda ei kasuta, see on enesetaju. Minu arvates võiks me seda sõna oluliselt rohkem kasutada. Nii et meie arvame, et huviharidus on see, mis annab meile selle enesetaju. Et huviharidus õpetab meie arvates tunnustatud käitumisnorme ja väärtusi, nagu ikka haridus, ja sotsiaalselt seda enesetaju. Et mul olid juba slaidid ära saadetud, muidu ma oleks sellega ära parandanud seal. Aga siis, et loovuse arengut ja nagu siin enne juba kõlas ka, et loovus saab areneda siis,
kui sul on juba mingid teadmisi ja oskusi. Et kui me mõtleme, et vastupidi on, siis tegelikult ei ole. Et selleks, et laps saaks olla loov, peab tal olema hästi palju kokkupuudet erinevate tegevustega. Ja meie arvates on hästi oluline ka see, et huviharidus võimaldab eduelamusi ka neile lastele, kellel tõepoolest need akadeemilised eduelamused ei tule nii kiiresti või ei tule võib-olla kunagi. Siis huviharidus kindlasti seob inimesi ühise huvi kaudu ja võib-olla pikemateks aastateks. Et võib-olla sageli on nii, et kui mõni koolikaaslane ütleb, et oi, et kooli kokku tuleb, et kas sa lähed ka, siis ei, mis ma sinna ikka lähen, et mul ei ole seal klassist nagu kellegagi otseselt suhelda, et mingeid huvisid ei ole. Aga võib-olla käiakse läbi just nimelt sellega, kellega on rahvatantsu tantsitud kunagi või on pilli käidud õppimas solfeegiotundides koos või korvpalli koos mängitud. Et see seob inimesi selle ühise huvi kaudu. Ja nii nagu siin eelmine ettekandja ütles, et tuleb elus hakkama saada, siis tegelikult meie arvame, et huviharidus õpetab elus hakkama saamist. Sa pead oskama läbi rääkida, vahel on ju vaja tunde vahetada, eks ole, sa pead õpetaja juurde minema, sa pead vabandama, eks, et mul on tänaseks harjutamata jälle pill, pead mingi ilusa jutu rääkima, eks. Nii, see on see, et see laps räägib täiskasvanuga, et hästi palju on ja tänasel päeval on see, et nad peavad kirjutama, et nad õpivad ka seda, et saadavad sõnumeid. Noh, ja ma usun, et normaalne õpetaja ikkagi ütleb ka, et kirjuta selgemalt, teinekord siis ta õpib ka kirjutamaks. Et mis me konverentsi eesmärk siis täna on olnud siin? Ja ma usun, et te kõik nõustute, et seda huvihariduse võimalusi ja vajalikkust rohkem teadvustada, et meil on täna küll olnud siin väga hästi need ettekannetes nagu fookus sellele, et me oleme pildis, et me loome otsekontakte, siin juba küsiteks ole ju, kuidas saab tellida ja mis maksab ja kuidas edasi minna, siis see, et me tutvustame oma häid praktikaid, et kui me seda ei tee ka siin, siis me tegelikult teeme seda seal kohvilauas või õhtusöögilauas, et meil on lausa 2 õhtusööki, eks ole ju, ja homme läheme koole külastama ja jällegi head praktikad. Siis oluline on ka see, et mitte ainult tulevik ei ole see, mille poole me siis peame püüdlema, vaid tegelikult me peame väärtustama ka seda, mis on seni tehtud. Ja selleks, et me saaks edasi minna, siis tulebki seda tõsiselt väärtustada, et jällegi lõunasöögil rääkisime seda, et vahel on mul ka ette juhtunud mõni kiri aastast 2004 selles huvikaitse valdkonnas. Et vaheta ainult kuupäev ära, et sisu on peaaegu sama, mõisted on ka natuke võib-olla vahepeal muutunud. Aga õnneks on põhikirjal olemas, eks ole, kuskil seal arvutikettel olemas, et meie kasutame veel läpakaid ja need on üsna niisugused korraliku mahuga, ja muidugi saab kasutada ka pilvesse panekut, et nii palju me ikkagi õpime, et toome seda igapäeva ellu. Ja hästi oluline on ka seda, et me tutvustame seda huviharidust laiemalt. Et muidu on ikka nii, et huviharidus räägib huvihariduse inimestega. Täna on ikka siin olnud ka üldharidust ja kõrgharidust ja kutseharidust ja KOV-i esindajad, kuigi KOV-i esindajatega on meil tegelikult ju kõigil peaaegu kokkupuude. Et kellel rohkem, kellel vähem, et kellel on KOV omanik või pidaja ja kellel on ta siis kaasrahastaja, et niivõrd kuivõrd. Aga, et see KOV on ju oluline, kus me tegutseme. Ja siis on kindlasti ka oluline seda, et teadvustada neid huvihariduse valdkonna probleemkohti. Et kui ma siin enne tõin välja, et mis on need piirid, et raha ja taristu ja kõik see, et need ongi need ja õpetaja, inimene täna on tõepoolest, et ei ole inimest, ei ole probleemi, aga meil tõepoolest on probleem, kuna ei ole inimesi. Ja me tegelikult väga loodame selle konverentsi abil, mitte kohe ja kiireid lahendusi leida, aga et põhimõtteliselt, et muutuks mõtteviis, et muutuks seadusandlus, et paraneks taristu, et suureneks rahakott, et oleks rohkem aega ja kõik need muud punktid, mis need sõnad seal kõik olid. Ja meie liidu, kes me siis korraldame koostöös Narva loomemajaga täna seda konverentsi, et täname kõiki teid, kes te panustate Eesti laste ja noorte arengusse. Et kas on küsimusi? Ühe saab, ma arvan. Kui on küsimusi, küsige.
kõik nii selge Tänan. juba, et suur tänu!